Hingeseisundid on väga eriline näitus. Toomas Bickhoffi 6. isikunäitus, mis on kui rännak inimese sisemaailmas sinna, kuhu sõnad alati ei ulatu. Mõte toetada vähiravifondi Kingitud elu tuli kunstnikul omaenda läbielamise kaudu. Olles saanud melanoomi diagnoosi ja rääkisin oma raviarstiga tema kabinetis ja raviarst Terras ütles mulle, et miks te nii endast väljas olete, et melanoomi ravi on kõigile väga kättesaadav. Ja vot sellel hetkel tegelikult see näituse mõte hakkaski nagu sündima, sest et sellel olukorral, kui see kõik selgus, mis siis lõpuks minu haiguse teel saab, mõtlesin ma nende inimeste peale, et kelle ravi ei pruugi olla kättesaadav. Oksjon on tänaseks lõppenud ja kunstniku abstraktsed maalid on oma omanikud leidnud. Riho Ellermaale on kauni maali ost just kui samm lunastuse poole. Kuna mul mõlemad vanemad läksid vähiga kunagi ära, siis mõtlesin, et saatusele väike altkäemaks anda. Et ehk läheb tulevikus endal paremini. No see maal, mille teie välja valisite, on vaikimise pisarad. Et mis teid... See oli perekondlik konsiilium põhimõtteliselt, et milline pilt kõigile kõige rohkem meeldis. Kõige rohkem meeldis muidugi see pilt, mida ei jõudnud osta, mis läks kõige kallimat välja, aga see oli see järgmine. No kui palju sellise maali eest tuli välja käia? Ja küsimus, ma pean praegu mõtlema, vist jäi 650 peale. Oksjon läks tegelikult väga hästi, et viimastel oksjoni tunnid oli lausa pinge õhus, et oli ülepakkumisi, enampakkumisi, nii et kokku siis vähiravifond Kingitud elu sai 7080 eurot. No kui rahul te ise selle oksjoniga olete? 10 maali on müütud, tulu on annetatud ja inimesed ilmselgelt saavad endale tervist või õnnelik elupäevi juurde, et selle üle mul on tõesti väga hea meel ja selle eesmärgiga see oksjon oli ka tehtud. No milline see tagasiside on, mis inimesed võib-olla ise on teile andnud? Inimesed on väga tänulikud selle eest, et neil on võimalus annetada, aga teine on ka see, et sellest annetusest jääb nende koju või mingisugusesse eluruumiga märk maha minu maali näol. Nii et tegelikult see tänutunne jõuab minuni ka tänu sellele, et need maalid siiski ju jäävad alles ja püsivad võib-olla kaua ja meenutavad seda oksjonit ja seda annetust ja inimeste heategu. Vähiravifondi Kingitud elu jaoks ei ole väga tavaline, et oksjonil raha kogutakse, kuid näiteid on siiski lähiminevikust võtta. On meile üks inimene heegeldanud terve karbitäie kaisupoliitikuid, mis me oleme pannud oksjonile ja väga lõbus oksjon on tulnud. Siis mäletan, et üks Saaremaa naisterahvas, kelle õde suri ajuvähki, tegi sellise väga ilusa lapiteki ise ja annetas selle fondile. Kunsti on ka olnud ja meil on nüüd juba mitmendat aastat detsembris jõululaadad, kus me palumegi inimestel saata käsitööd, kunsti ja inimesed saavad osta ilusaid jõulukingitusi, mis on nii-öelda 2 ühes ehk ilus asi ja teeb veel ka heateo vähihaigele.